kindlasti, kui me vaatame tänast maailma ja tänast tehnoloogia arengut, et see on avaldanud väga palju mõju kohtupidamisele ja ka tegelikult ka kuritegevusele. Ja üks suurim väljakutse tänase kriminaalkohtupidamise jaoks on tõesti sellised mahukad, keerukad kriminaalasjad, kus on hästi palju tõendeid, gigabaite, terabaite tänapäeval juba ära võetud elektroonilisi andmeid. On ju selge see, et inimvõimele käib üle jõu kuidagi sellest terabaidist andmetest mingisugust loogilist lugu välja lugeda ja seda endale selgeks teha. Et see tehnika areng kindlasti on mõjutanud, isegi kui kohtunikud või ka teised menetlusosalised tahavad seda eitada, aga seda enam ei ole võimalik eitada, et see tegelikult mõjutab meie elu väga palju. Ja kui me räägime kohtumenetluse venimisest, siis minu arvast on üks probleem kindlasti ongi see tohutu plahvatuslik info kasv, mis tegelikult tuleb kriminaalmenetluse sisse välismaailmast. Et kui me vaatame selliseid uuringuid, et mul just lugesin hiljaaegu, et keskmiselt maailmas genereeritava digitaalse info maht on iga aasta sama suur kui kogu inimkonna jooksul sinnamaani välja. Ehk siis et see on selline väga selge eksponentsiaalne protsess ja loomulikult see avaldab mõju menetlusele, sest seda informatsiooni, mida tuleb läbi analüüsida, kohtust tõendada, on metsikult palju ja seal ei ole võimalik enam sellise pliiatsi ja paberiga tegelikult inimesele enam selgeks teha, mis juhtus. Et sellised 3D mudelid ja kõik säärased ongi tulevik, aga see nõuab jälle omaette ressursse. Teine probleem, mis selle tehnika arenguga on kaasnenud, on tegelikult, ma ütlen natuke selle tõesti juriidilise kirjutamise oskus alla käimine ja ma olen alati öelnud, et see copy-paste ajastu, kus on lihtsalt sul võimalik sellist tühja teksti kopeerida erinevatest dokumentidest kokku ja produtseerida 100-leheküljelise dokumente tunni ajaga, on kaasa tegelikult toonud selle, et see iva hakkab ära kaduma ka sinna pikka juristidokumente endasse. Et seetõttu mul on selline hea ütlus, et selline juriidiline haiku copy-paste ajastul on kindlasti parem kui pikk menetlusdokument.